KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi on Kallaste ja minuga on siin täna Ülar ja Jan Joonas. Tšau. See on see koht, kus tuleb sisse lõigata, vaata, ma vaatan, kas ma viitsin. Ei, mu heli oli eelmine aasta ka väga hea. Aga jah, täna on siis suur traditsiooniline KVR 3 mock draft. Kahjuks Ott sisse hüpata ikkagi praegu siia drafti ei saa, et võtame tema pikid ka ära, aga jooksvalt vaatame, et nii palju ütleme ette ära, et see on ennustav draft selline, või me proovime ennustada seda, mis juhtub siis nüüd selle nädala lõpus, mis on öösel vastu reedet, algab Eesti aja järgi tegelikult. Et esimene raund ja siis järgmine öö on järgmised 2 raundi ja siis järgmine õhtu ja öö on raundid 4-7. Et ma ei tea, Ülar, me oleme siin draftist päris palju arutanud, aga kas sul nagu pilt on klaarimaks ka läinud või see läheb alati viimase nädalaga vist hullemaks pigem? Praegu mul see situatsioon, et see tundub liiga klaar olevat, see ei saa olla nõnda nagu me kõik arvame, sest et see, vaata eelmises episoodis rääkisime nagu top 7 on enam-vähem nagu igal pool nagu konsensus on olemas, aga see ei saa minna niimoodi, seal tuleb liiga üks kruvi sisse ja siis keerab kõik tuksi, vaata. Et see on siuke, kus on väga vähe nagu suure potentsiaaliga talenti siin draftis, aga sul on väga palju heasi startereid, vaata. Ja siis meeskonnad võivad minna rohkem nagu selle hea positsiooni niidi poole ja rohkem nagu, ma mõtlen solid, ma ütlen Jihad Campbelli näiteks. Et nagu lihtsalt nagu, mul on solid plug and play linebackerit vaja, vaata, see muud ei ole, vaata, mingi siuke. Jan Joonas, sa oled reisil olnud, aga kuidas drafti jälgimisega olukord on? Võimalikult palju jälginud ja ma olen nagu selles mõttes Ülariga 100% nõus, et kõik tundub nagu, et justkui on paigas vähemalt alguse poole. Aga ma arvan, et siin tuleb nii mõnigi üllatus just sellepärast, et tegelikult talent on väga ühtlane ja positsiooniklassid on väga sügavad ja selles mõttes on lahe. Ja nii need draftid üldjuhul lähevad ka, vaata paar aasta tagasi oli see, kus mingi top 8 mõned ennustasid, vaata paika, meil oli päris täpne drafti algus, vaata ja kõik see, aga üldjuhul draftid on kõik see, et okei, võib-olla top 3 on meil siin praegu nagu mängijate osas selgem, aga mingit möllu hakkab pihta seal. Aga kas sa seda olete tähelepanenud, kuidas praegu üritab, nagu NFL-i meedia üritab täiega pushida seda, et Cam Ward ei ole ikka esimene, et äkki on ikka siin mingi muutus ja värgist, et vaata peale seda Twitchi, mis Cam Ward ütles ka ja siis nagu tundub, NFL-il ei tundu üldse meeldivat see, et Cam Ward on nii kindlalt esimene praegu. Ma arvan, et või siis ei meeldi Giantsile ja Clevelandile see olukord. Jaa, võib-olla tõesti, jah. Ma arvan, et niipidi. Ma arvan, et NSC-l on jumala suva sellest, neil on jumala tore. Aga jah, liigume vaikselt sinna poole, võtame ühe väikse, selle võtame hiljem. Aga jah, vaadake cover3.ee, Ülar on seal uuendused teinud ära, kõik Hall of Fame'id ja Fantasy'd ja kõik eelnevad mock draft'id ja kõik kirjatükid ja kõik asjad, et ühesõnaga merch'i saab ka sealt ja cover3.ee on see koht, kus minna. Kui tahate Ameerika jalgpalli mängida, Tallinn Bay Ballers just võeti sõles katus pealt ära, saame kena taeval mängida, kui ilm natuke paremaks läheks. Iga teisipäev ja pühapäeva õhtu siis otsige meid sotsiaalmeediast ülesse ja Tartu Titans sama lugu, kui tahate siis kontakti ja Tartus mängida, et Tartus nii palju häid uudiseid on, et paistab, et sügisel ikkagi see Balti liiga vist toimub, et loodetavasti saame siis Eesti pinnale mängu või 2 sügisel isegi, et saame ka mängu vaatama minna. Ja vist suure announcement Ülar suvepäevad osas saame ka täna ära teha või? Jah, et me lõpuks saime vist enam-vähem omavahel paika, et 12 juuli tundub olevat laupäevane päev siis, kus me kõik saame kohal olla ja kuskil Mandri-Eestil, olgem ausad, see Eesti nii väike, et ega see väga vahet pole 2 tundi autosõitu siia-sinna nagu päris Narva ei lähe on ja ma ei tea, päris Võrru ka võib-olla ei lähe, aga nagu piisavalt lähedal kõigile, et kui vähegi on võimalust, andke meile teada, siis me saame hakata organiseerima nagu kui suurt maja ja täpselt kui palju nagu ööbimisvõimalusi maja ja siukseid asju, et siis tuleme kokku, mängime veits cornhole'i vähemalt, viskame palli, räägime NFL-ist, grillime, teeme väiksed joogid ja chillime lihtsalt austades. 12 juuli, pange kalendrisse kirja, asukoha poolest veel on avatud asi, et kui kellelgi on lahedaid ideid, aga meil mõned asjad on juba siin pilgu all ka, et eks me varsti anname ka selle osas teavet, aga kes on käinud, siis teab, mis seal toimub ja kes ei ole, siis tulge kohale ja on lõbus. Aga jah, sellega vist kõik housekeeping on tehtud, saame vist... Järgmine episood ka, ehk siis järgmine
see tuleb teisipäeval välja nüüd. Esmaspäeval lindistame, mis on siis 3 päeva enne mock drafti, vaatame, kui palju uudiseid nüüd peale selle lindistamise lõpetamist välja kukkuma, mis on võib-olla hea või halb. Ja siis terve drafti kokkuvõtte teeme ka siis järgmine esmaspäeval salvestame, ehk siis järgmine teisipäev tuleb välja. Ja siis seal on 1,5-nädalane paus ja siis reede, mis on 8, kui ma eksi, 8. mai või? Jop, 9. mail tuleb välja siis meie Ott Eerikuga GFL ELF-i preview, season preview, ehk siis kuna meil on ju, mul on 10. esimene mäng ju, või 17 või? Oota, mul on praegu blank. Oota, mul täna on 28 on ja? Ei, täna on 21 Ülar. 21. Jop, 10. on mul esimene mäng jah, ehk siis üks päev. Saame täpselt värsked emotsioonid enne mängu, väga hea. Täpselt. Ja siis lülitume sellise suvisema graafiku peale, aga me oleme selles podcasti feedis terve suvi läbi. Vaatame, kuidas see graafik välja jookseb, aga jah, cover 3 ei peatu. Aga jah, BFF-i vaadake YouTube'is ka, võib-olla natuke kergem jälgida, aga eks me paneme pildid juurde, aga BFF, aitäh BFF-ile jälle selle mock draft simulatori eest, mis on väga palju tööd saanud see viimase mingi 6 aja jooksul. Et jah, saate ise ka mock draftid läbi jooksutada, et ära me teeme jah, siis järjestus on natukene segane, selles mõttes, kuna Oti pikid, meil on järjestus, muidu oli Ott esimene pikk, siis oli Ülar, mina ja Jan, aga kuna nüüd Oti pikk läheb iga siis nagu esimene Oti pikk tuleb mulle, teine läheb Janile, 3. läheb Ülarile ja siis nii edasi, et püsige meiega ja siis mock draft tuleb igat veidi paika. Aga ma ei tea, Tennessee Titans on the clock. Ma ei tea, lähme kohe minu piki juurde teise piki peale või? Ma kardan küll jah, näete siin kõrval ka mock drafti või selle BFF-i bigboard'i, aga nii palju kui ka mingitest treididest räägitakse, siis ma arvan, et see on üsna ilmseegi, et see mängija on juba otsustatud, kes seal esimene on. Ja ma arvan, et NSC on selles mõttes ideaalses kohas, kus nad saavad nüüd tuleviku poole vaadata selle ühe quarterbackina, kes tegelikult väärib siin draftis seda number 1 valikut ja see on Cam Ward Miamist. Ja ma ei hakka siin isegi pikka juttu vatrama, me oleme sellest rääkinud, Cam Ward, Tennessee Titan. Aga ja ega siin väga vaielda, mis pole ka Jan Joonas ju, nagu tundub. Jah, parim kuube ja kuigi kes YouTube'ist vaatab, see näeb ka, et ta ei ole siin number 1 rangiga mängija, aga kuubed on nii tähtsad, et kahjuks või õnneks niimoodi on. Jep. Ja üks nagu ainus QB siin draftis minu arust, kellel on ka see nagu see, või jah, meil on mingid täiesti sellised erandid, aga Camil on nagu see potentsiaal, et okei, sa panete week 1 mängu ja week 18 ta on parem mängija ja ta näitab tööriistu, et olla, ma ei tea, top 15, top 10 mängija. Täpselt. Aga nüüd siis on Ülari valik. Ehk siis Cleveland Browns number 2 on ju. No siin ilmselgelt see on suht 2 mängija vahel. Treidi siin arvatavasti ei hakka tulema, et keegi, ma ei usu, et seal Browns saab isegi ära liikuda, kuna hetkel meil on 2 nime, kes on nii-öelda need blue chipid, kes peaks olema need kõrge potentsiaaliga, potentsiaalselt Hall of Fame playerid. Travis Hunter ja Abdul Carter. Travis Hunteril on see positsiooniflex, mis on mõnes mõttes hea, mõnes mõttes halb on ju. Ja Abdul Carter on edge rusher, aga neil on Miles Garrett, vaata, kus on superstar ees, mis ei välistaks teda ilmtingimata võtta, aga lihtsalt ma kaldun selle sinna poole, et kultuuri mõttes, see positiivse vibe'i mõttes, selle excitement'i mõttes on Travis Hunter parem ja eriti arvestades, kuidas Browns oli kohal nende Pro Day'l. Kõik tegid suure show sellest, et nad on Sandersi pärast seal, ma arvan, nad on pigem Hunteri pärast. Et nagu kui sa Hunter oleks kohe sul number 1 receiver või siis potentsiaalselt number 2 cornerback ja sa saad ise välja mõelda, kuidas sa kummal pool sa teda tahad nagu põhiliselt mängitada ja teiselt pool palli saaksid siis mängitada teda nagu situatsiooniliselt. Et siis mina valin ikkagi Travis Hunteri ja mul on endal podcast'i, mul on mock drafti node'id ka. Teine pikk on Browns ja potential prospects on ainult Travis Hunter. Nagu Abdul Carter oleks hea pikk, aga ma arvan lihtsalt Brownsi hetkesse situatsiooni ja tulevikku vaadates Travis Hunter on siuke väga-väga hea nimi, keda on väga-väga lihtne müüma ka hakata sinna meeskonda. Just, sul on kohe nagu keegi olemas, keda fännidele nagu Miles Garretti võivad näidata ja mingi identiteet seal luua, et see tuleks muidugi ka Abdul Carteriga, kui sul oleks kaitseliin nagu väga suur tugevus. Aga ma arvan, et Brownsil on mingid sellist mängijad, kes on natukene flash'im vaja.
ja noh, mingitki sellist excitement'it, et noh, ma olen näinud Clevelandi fännid elavad Jerry Judy nimel, mis noh, on siuke libe trepp, ütleb niimoodi, et Travis Hunter vähemalt on natukene siuke perspektiivikam mängija. Aga jah, ma olen täitsa nõus. Kolmas pikk, New York Giants, see nüüd järg on jälle minu käes. Jan peab natuke ootama veel. Ma tahaks ilgelt siin midagi huvitavat teha, sest QB on läinud, noh Cam Wardi võimalust, ma siiani nagu, ma ei tea, Giants võiks nagu proovida, aga noh, ma arvan, et Tennessee on selle otsuse ära teinud esimese peal. Ma tahaks midagi erinevat teha, võtta siin mingi offensive tackle'i või mingit nagu sükse särtsu lisada. Aga ma arvan, et see valik on Abdul Carter, kuna ta on see blue chip, nagu me oleme siin rääkinud. See tekitab küll sellises Giantsi pass rush'i ruumis olukorra, kus sellise, noh, ma ei tea, positiivselt öeldes keskmiku tiimi kohta on neil pass rush'i ruumis väga palju talenti, aga noh, see ei ole kunagi halb asi. See küll väga positiivselt öeldud. No neil on 5 mängijat olemas, ütleme niimoodi, aga nüüd ületüübid, noh, selles mõttes Giantsi rosterit, kui sa nagu natukene vaatad, tegelikult ta ei ole nagu nii halb ja selle draftiga on võimalik nagu juurde ehitada. Ma arvan, et Abdul Carter on liiga hea prospekt, et siia lauale jätta. Teeme Penn State'i edge rusher, Abdul Carter, New York Giant. Ja veel kord, see on ka identiteet nagu tiimil, sul on nagu fucking ülilahe kaitseliin, nii et aga Patriots 4. pikiga on selline natukene täbarus olukorras, sellepärast et sa väga loodaksid, et kas Travis Hunter või Abdul Carter kukub sulle kätte, aga noh, paistab, et nii on ikkagi, et nad lähevad 2 ja 3 ja siin sa pead valima kedagi või tagasi treidima. Ja ma arvan, et Patriots läheb siin ründeliini peale. Mina isiklikult olen kogu aeg, kogu drafti protsessi hinnanud natukene kõrgemalt Armand Memboud, aga ma arvan, et Will Campbell on Patriotsi valik siin. See on kõige kõrgema põrandaga mängija. Kõige halvemal juhul sa saad endale starting guardi järgmiseks 10 aastaks, 5 aastaks vähemalt. Et ma arvan, et see on siin Patriotsi pikk ja võtavad safe, aga õige tugitala Drake meile. Ehk siis Patriots, Will Campbell. Kas siin, mis option siin veel, mis positsioon üldse oleks option siin peale ründeliini? Membu oleks väga option on tackliga, aga nagu mis... T-Mac, aga sa ei võta T-Maci nii kõrgel, ehk siis... Aga Genti? Kusjuures ma ükspäev mõtlesin selle peale, et Mike Vrabel nagu, noh, see mõttes mitte, et nagu ainult see oleks nagu see üldine, aga see oleks ka identiteet, aga noh, see oleks lihtsalt probleem see, et kes teda blokib. See oleks lahe, aga see oleks nagu lahe nii kaua, kui sa mõtled sellele, et millised mängud välja hakkavad nägema. See on nagu next level meem sellest, vaata sellest Chasey ja Sue oli drafti meemist, aga lihtsalt Genti ei lähe mitte kuhugi. Gent jääb liini taha. Aga see põrkab nüüd justkui nagu Snake'ina Jan Joonase juurde tagasi, Jacksonville Jaguars. Jaguars. Tegelikult tiimil on igal pool natukene midagi olemas. Või tähendab, kaitseliini sügavust on natukene puudu ja nagu on päris pikalt siin mokitud, siis Mason Graham on tõenäoliselt ka pikk ja mina saadan Mason Grahami Jacksonville'i, aga ma mainin veel seda, et T-Mac on olnud kõlakates viimasel ajal ka Jacksonville'i. Seal on siis Liam Cohen, kellele väga meeldivad suured receiverid, on selline Mike Evansi tüüpi suur target, nagu me oleme rääkinud ja ma ei oleks üldse šokis, kui T-Mac läheb sinna, on siis kas natukene tagasi liikudes või päris 5. peal võttes, aga hetkel ma olen Mason Grahami juurde, see on lihtsalt sobib sinna nii hästi ja nagu vajadus ja väga hea mängija, kõik on olemas. Ja Jacksonville'i osas isegi see, et noh, ma arvan ka, et kui see oleks keegi teine peale Mason Grahami, mida me oleme siin, ma ei tea, mitu nädalat juba järjest rääkinud, aga nad on ka võib-olla Janti tiim minu arust, et samamoodi, et kuigi noh, Bixby võib-olla natukene eelmine aasta näitas, aga noh, jälle, et ainult Bixby ei peata siin Ashton Jantit draftimast, et noh, me oleme siin nagu naerdnud ka, et draft algab 2. pikist või draft algab 4. pikist või midagi sellist, aga noh, minu pilgu järgi isegi draft võib-olla algab siit Jacksonville'i juurest, et nende valik on kõige lahtisem seni vist vähemalt paistnud. Kui sa vaata Jacksonville'i depth chart'i praegu, neil on räige auk defensive tackle'i peal. Vaata, Mason Graham on immediate plug and play, vaata. Et kui on situatsioon, kus Mason Grahamil on sama grade nagu Gentil, siis ma arvan, nad peavad võtma Grahami, aga kui nad arvavad tõesti, et Gentil on tegelikult parem, vaata.
et siis ma imestaks, kui nad isegi võtavad Cincinnati, aga noh, kuna sa võtsid Mason Grammi, siis ma ei tea, Raidersina on sama situatsioonis, see sama mäng on sinna topitud 6. pikina kogu aeg, on ju. Aga minu meelest Raidersil on see, noh, ehk siis Genti on ju, Aston Genti, kes on üks, ma ei tea, Bijani tasemel running back on ju, või Saquon Barkley tasemel running back. Aga Chip Kelly, need offensive koordinaator tuli Ohio State'is, kus need 2 väga head running back'i tulevad. Ta saaks teises roundis 1 neist kindlasti. Et nagu, et kas see on jällegi võib-olla liiga vara running back'i jaoks, aga kui me võtame Genti välja, keda neil siin võtta on tegelikult? Brock Bowers vaata jamas kõik ära, sest et sa ei saa enam Warrenit võtta, Tyler Warrenit. Warren oleks teine siuke nimi. Ja nad treidivad Michael Mayerit aktiivselt ka minema, nii et jah, see terve tight endi ruum on ja see on Raidersi osas hästi huvitav, jah, tegelikult nagu ründeliini, miks mitte? Ja ründeliini, Membu oleks tegelikult, ma arvan, pikk tegelikult siin võib-olla isegi option. Kaitses oleks vaja, cornerit näiteks või mis iganes ja jällegi, BFF siin väidab ka tegelikult, vaata wide receiver, et okei, Bowers ja Jacoby Myers, aga viskad Ed McMillan sinna valemisse ja sul on Ginole 3 relva juba olemas, jooksupäik muidugi kannatab. Ma ei tea receiveritest, pagan, seal on see asi, et lihtsalt üldsusel meedias tundub, et kõik receiverid kukuvad kolinaga, aga jällegi, kus me teame, mis NFL-is on meeskondade juures, et ma arvan ikkagi, et see on see koht, kus ma ei hakka üle mõtlema, sest ma tegin selle 3 aastat tagasi, või 4 aastat tagasi nüüd, kui mul oli Steelersi pikk esimeses roundis ja kõik panid sinna Najee Harris kogu aeg ja siis ma ei pannud sinna Najee Harris, ma panin Christian Barmore, siis see oli fucking liiga obvious. Nüüd ma arvan, Aston Genti on see pikk, siis 6. pikk Raidersisse. Et nagu neil on immediate playmakerid sinna running backi positsiooni peale vaja olnud juba pikalt ja nüüd sul on olemas, kui sul ründeline on tegelikult solid, sul on 2 weaponit söödumängus ka ja sul on Gino Smith, vaata, ja Pete Carrollil on pigem ta tahab võita varem kui hiljem. Kuigi mis see on väga fun tiim juba kohe. Aga ikkagi. Janti ja Gino Smith ja Brock Bowers on väga siuke fun kombinatsioon, jah? No, just. Myers pakub ka natukene seal kõrvale. Jop. Nii, aga 7. pikk, New York Jets on minu käes jälle. See on jälle olukord, kus ma tegelikult mõtlen Ted McMillani peale, aga kuna Armand Membu on siin laual, siis ma vist lihtsalt ei saa mitte teda draftida. Kui siit, ma arvan, et Jetsi olukord on ka, võib-olla see on treidi koht, aga kui Membu on laual, nad on küll nagu teinud sinna ründeliini nii palju investeeringuid üle aastate, aga oleme ausad, Justin Fields ei ole nende tulevik tõenäoliselt ja nad peavad järgmiseks quarterbackiks ehitama hakkama. Ma arvan, et Membu parandab seda taristut kõige rohkem. Kas sa muidu Tyler Warreni peale mõtleksid ka seal või? Mul on tight endidega natukene see aasta, ma tunnen Warren natuke overhybitud, aga puhtalt nagu sellepärast, et tal on, ma ei tea, pikad juuksed ja ta näeb välja nagu tight end võib-olla, et kuidagi, või ma ei tea, mul on nagu viimased nädalad ka nagu, mul on Chantiga ka natukene nagu see, et ma ei näe päris seda, aga loomulikult tegelikult Warren ja isegi Goldstar Loveland on tegelikult mul päris kõrgel, aga ma lihtsalt arvan, et sellises olukorras, kui sul on see tackle laual, siis vist jää muud üle, kui ta ära võtta. Sest eelmine aasta võtsid Olu Fashanu on ju, kes tegelikult struggle'is päris korralikult rookie aastane, et Membu on ka natukene security selle jaoks, kui Fashanu on pask, siis on Membuga ideaalis vasakule viia lõpuks üle, aga Membu tundub olevat nagu üks safeimaid pikke võib-olla, et nagu sa peaksid average starting tackle'sid kätte saama küll. Ja see liin ei oleks just, ja kui Membu natukenegi areneb, siis tegelikult see liin on, ütleme, järgmiseks paariks aastaks tegelikult päris tugev, koos nende John Simpsonite ja selliste mängijatega, et tegelikult seal potentsiaali on. Jep. Carolina Panthers. Nüüd hakkame pihta. Nüüd hakkame draft tõesti pihta. Olgu mainitud ka veel see, et need samad kõlakad on rääkinud, et Jets kaalub 7. piki peal Jade Barronit Texasest cornerbacki. Ja kui ma oleks Carolina, siis ma tõsiselt kaaluksin teda ka siia, sest J.C. Horni kõrvale sul oleks teine starting corner kohe olemas, ülijahe mängija. Aga ma arvan, et arvestades, kuidas Price eelmise hooaja lõpetas ja mis flash'e ta näitas, sa pead talle ühe playmakeri veel saama. Ja ma arvan, et T-Mac sobib sinna ründasse, neil on vaja mingit suurt ball winnerit. Ja ma võtan siit Carolinale praegu wide receiver 1 draftist ära, kuigi see on võib-olla natukene kõrge, aga sul on Price'ile vaja kedagi midagi kuskil natukene anda, sellepärast et Xavier Leggett ei ole wide receiver 1,
Ta on tõenäoliselt pikalt NFL-is wide receiver 2 või 3, aga ta ei ole wide receiver 1. Legeti oskused on palju spetsiifilisemad jah, et ma olen seda nüüd paar nädalat siin kuradi toonitanud, et pane Ted McMillan äärejoonele ja unusta ära, et et okei, ta ei ole nagu tõepoolest ta ei ole Julio Jones või Jamar Chase, aga ta on suur keha ja ta on ball winner, nagu sa ütlesid, et sinna saab seda palli sööta, ma ei tea, 7-8 korda mängus. Mingi vend compare'is seda Laquan Treadwelliga. Nagu lihtsalt see nagu stiili poolest olid väga sarnased, kui nad kolledžist tulid. See ei tähenda, et ta on see. Dina Virtus on ju Drake London, vaata. Jälle samasugune, aga vaata, nüüd ongi see, et kumba otsa ta läheb. Aga ma saan täiesti aru sellest, et nagu Price, kui sa tahad Price'ist midagi kätte saada, sa pead tal andma võimalusi, weaponeid, nagu ja see, Tyler Warren ei oleks siin option või, sest Titanil ka ei ole, vaata. Absoluutselt, aga ma lihtsalt arvan, et wide receiver rookie contracti peal saada 5 aastat on lihtsalt väärtuslikum kui Tyler Warren ja mulle lihtsalt meeldib idee sellest, et Price'ile anda üks suur receiver, et nagu selline ball winner, kellel ta saab neid palle riputada ja mis tegelikult kolledžis Price'i nii heaks tegi, oligi need pikad pallid, need nagu scramble'id, kus ta paneb selle 40 jardiseid sööta nagu down the field ja ma lihtsalt arvan, et T-Mac sobib talle väga hästi ja see oleks lahe kombo. Kuni Adam Thielen ka veel ühe hooaja teeb kaasa, siis tegelikult see wide receiver core on seal talenti on. Mul meeskonnakaaslase sõber mängib Carolinas, ma ei mäleta, mis üks receiveritest oli, ma ei mäleta, mis milline nendest bottom feederitest oli selle practice koodis, siis see ütles, et nagu legetist reaalselt mitte keegi ei saa aru ju. Nagu see vaata see meme, kus Adam Thielen on ainuke vend, kes saab aru, mis see vend räägib, nagu legit tõsi. Ja talt küsiti ka, et Thielen ütles, ma ei tea, miks ma saan tast aru, aga kõige valgem Kai Minnesotast saab aru. Aga siis 9 pikk on minu käes on ja see on see koht, kus sa saad esimese pommi teha, kui sa tahad, sest et see on see Saints, vaata, Saintsi pikk on ja tegelikult ju paberi järgi neil on otsest quarterbacki vaja, aga nüüd tuli see Derek Carri uudis välja, et tal on see ülavigastus, kes selle välja nagu ütles tegelikult kummalt poolt, kas meeskond või Derek Carri camp on ja nüüd on sul uus peatreener, kes on ründesuunatlusega, võib-olla ta otsib endale uut quarterbacki on aga see kuskilt see, mis Todd McShay ütles päris nagu see on mulle kõrva jäänud, aga see võib täis BS ka olla, et kui sa vaatad Kellen Moore'i ajalugu quarterbackidega, siis see on Jackson Dart on pigem see prototüüp, keda ta otsib, kui mitte Sanders ja ausalt ma ei näe, et kurdi ma saan Dardi nii vara võtad kuigi siin on see sama point, et see draft on nii ühtlane, et see nagu sa siin 9. positsioonil nagu, kes sul nagu big board'is nagu blue chip alles tegelikult on, vaata. Tyler Warren võib-olla on Will Johnson võib-olla ja Will Johnson on nagu Warren tegelikult, kui sa mõtled neil ründesse tight endi peal neil Juwan Johnson seal on kes sai just lepingu pikendus, aga ta ei ole mingi world beater ja teine asi receiver, kus juures nagu Matthew Golden on option siin, sest et nagu Chris Olave on 1 paugu kauguse karjääri lõpetamisest, nagu, sest tal on see concussion nagu väga suur probleem ja kes siis seal on Rashid Shaheed, kes oli undrafted on ja rohkem pole mitte kedagi. Rohkem ei olegi reaalselt. Ja Kamara, võib-olla isegi running back, kui Genti oleks siin, võib-olla isegi Kamarale on vaja pikke nagu back-up'i, sest Kamaral on ju 2 aastat lepingust alles, aga see on nagu vist vet miinimumiga, et seda on väga lihtne ära liigutada seda. Ja see Saintsil nagu kaitses ka, et reaalselt kui nad võtaksid edge'i või defensive linemani, siis ma arvan, et ükskõik mis pikk Saints teeb, ma oleks nagu, et okei, make sense. Ja täpselt, ma vaatasin ka nende depth chart'i, need ju secondary's pole kedagi alles enam ju. Nagu cornerite peale ei ole üldse, et nagu sellepärast ma mõtlengi, et ma kusjuures, ma ütlen selle ära, et ma quarterbacki ei näe siin. Ma ei arva, et Sanders läheb sinna, ma arvan, et ta ei sobi sinna paganama süsteemi ja sinna nagu prototüübini, keda Kellen Moore otsib, vaata, sest et ja see liiga vara Dardi jaoks minu arust, et see 9. pikk. Et siis sellepärast ma mõtlengi nagu Matthew Golden oleks huvitav, aga võib-olla cornerid nagu Will Johnson, J.D. Barron või siis D-tackle'id nagu Walter Nolan oleks huvitav. Grant on liiga vara minu meelest Michigani nose tackle, et aga Nolan on päris hea. Aga kokkuselt tegelikult ma ei ole ära otsustagi, kelle võtaks. Üle lihtsalt kulutab aega praegu, mõtleb.
põhimõtteliselt et kui ma olen Saints, siis ma pigem võtaksin siin Flyeri mingi toorema talendi peal kui nagu valmis mängija, sellepärast et see tiim ei lähe niigi kuhugi. Et võtta see risk ongi, sest see näiteks Matthew Golden, kellel on nagu kõik olemas, mitte et sa peaksid draftima nüüd, aga et kellel on nagu kõik olemas, aga ta ei ole seda veel nagu mänguteibi peale nii palju peale pannud, et ma pigem võtaks selliseid tooreid talente kui tõestanud mängijaid siin ja võtaks selle väikse riski. No vaata siis, aga siis see kokku päris palju, kui see quarterbackiga see argument, vaata, sama asi, vaata, sul ei ole tegelikult, kui sa arvad, et tal on potentsiaali olla see, vaata, see läheks kokku, kus on üks nimi, kes võib-olla mulle Jihad Campbell oleks huvitav. Demario Davisel on vaja linebackerit ja nagu, kui sa tahad saada nagu franchise linebacker, Jihad Campbell oleks potentsiaalselt tulemas. Et see on siuke nimi, aga ma ise ei võtaks nii varad, aga ma ei tea. Luke Kuechly oli ka 9. pikk, lihtsalt ütlen. Võib-olla tõmban jooni. Aga ma pigem Jahidi Baron. Sest neil on vaja neil on secondaries, Honey Badger on 1-2 aastat alles. Sa saad teda safety peal mängida või sa saad teda mängida väljas corner, number 2 cornerina, sest nad võtsid ju selle Alabama kuti eelmine aasta, mis ta nimi on. Kool-Aid, McKinstry. Et ma pigem suunaks sinnapoole. Et see oli minu mõte nagu. Kas nagu puht paberil Barron on siis üle Johnsoni sinu jaoks või see sõltub lihtsalt olukorrast? Jaa, ta on ülemoos. Kas ta jooksis 40 nüüd või? Tal oli reedel vist Pro Day või? Ma ei ole mitte midagi kuulnud sellest. Ma guugeldan kohe. Johnson kas jooksis või? Et ta pidi tegema midagi, aga ma ei tea, kas ta jooksis ära selle. Et nagu tal see top kiiruse küsimärk on nii suur, sellepärast ma võtaks Barroni üle tast. Barron on näidanud, suudab mängida sees väljas väga talendi vastu. Sest Johnsoniga on nagu see naljaks. Johnson ka jookseb ka veel. Jah. Sest Johnsoniga on nagu see ka naljaks, et ta on nagu press corner, aga ta nagu tugevus on pigem zone'is, mis on nagu siuke huvitav väike segu nagu. Ja eelmine aasta oli nii siuke down-year, ka üle-eelmine aasta oleks ta olnud top 10 pikk. Jah. Et nagu see ongi see, aga see võib-olla see on ka mu enda isiklik preference, mulle meeldib Barron natuke rohkem selle koha pealt, sest et minu jaoks ta on Brian Branch, aga Brian Branch läks ka teises roundis, vaata. Sellest. No nii, aga pikk jääb sulle, Chicago. Ja mul on 10. pikk, see läheb järjest keerulisemaks. Siin on 10. pikk on ju Chicago Bears. Tyler Warren on veel olemas tight endi peal. Ja seda, kui sa võtad konsensus mock drafta, siis Warren on pika puuga seal nagu see konsensus olnud. Sul on küll 3 kemet olemas, aga sulle sinna ründesse on weaponid juurde vaja. Running backi jaoks on vara minu meelest Hamptoni jaoks. Et nagu, kuna see on sügav running backi draft ka, siis sa saad teda teises ja 3. roundis, saad täiesti adekvaatseid running backi ka veel leida. Aga see on minu meelest ka koht, kus sa pead kaitseliini vaatama hakkama. Sest et nii palju, kui me teame, kuidas Ben Johnson on olnud meeskondade juures, kuidas nad ehitavad seal liinidest, on ju. Ründeliin on enam-vähem paigas. Et ma arvan, et see kaitseliin on see, kuhu nad vaatavad. Pigem sinna, kuigi ma tean, et see ei ole see seksi pikk, on ju, aga kui sa lihtsalt vaatad, kuidas nende meeskond struktuuri poolt ehitatud, siis ma pigem läheks sinna kaitseliini peale, kus sul kaitseliinis on sul Kenneth Grant on ju, Walter Nolan ja Derek Harmon on näiteks D-tacklite peal, aga siis defensive edge'i peal on sul Green, Williams, Stewart näiteks optionid. Kuigi päris hea siin ju. Pearson ka päris hea. Jah, see oleks ka päris hea. Aga sa eelmine aasta investeerisid kõrgelt receiveri peale, kuigi oleksid võinud ründaliini, on ju. Ehk siis, kes on esimene defensive end siis põhimõtteliselt, kes läheb meie draftis ju? Jah, see tundub mulle ka nagu, sest secondaris ma arvan, et see on nagu esimene koht, kus Malakai Starks võib olla küsimus, aga ma arvan, et Starks pigem libiseb ja Bearsi secondary on nii tugev, et jah, see on kas Ben Johnsoni nagu isiklik pikk või siis tugevdavad kaitset. Ma ise paneks Mike Greeni sinna nagu räigelt, aga ma ei tea, kas nagu ma ei tea, kas Chicago, ma ei ole kordagi kuulnud, et Chicago vaatab Mike Greeni poole näiteks, lihtsalt see asi. Ma ka ei ole, aga ta sobiks sinna nagu Sveti kõrvale ja sinna nagu Grady Jarrett on olemas ja nii et let's go, minu arust on Mike Green see teine defensive end'i mängu drafti boardil alles, ma võtan Mike Greeni just eile vaatsin, ta on väga sarnase college resumega nagu Khalil Mack. Nagu samast üks ühele. Measurementid on täpselt samad. Jah.
et siis ma võtan Mike Green'i, Marshalli defensive endi, ehk siis nüüd sa saad sinna kaitseliini tugevust juurde, Montez Sweatist teisele poole, sa saad nagu potentsiaalselt elite defensive endi. Ja just see, et nad tõid neid veterane ka vaata sisse, et nad sinna kaitseliini keskele, et noh, see defensive või noh, see nose tackle või noh, defensive tackle ei ole nagu nii põletav niid, kui võib-olla jah. Ja siin ei ole ka kedagi, keda võtta vaata peale Mason Grammi. Just. Mul on San Francisco, aga kuna mul on Jan Jonas siin, siis ma ootan natukene sisendit ka temalt. Mis sina nagu näed selles mõttes, et noh, me vaatame seda San Francisco meeskonda, no corner on peaaegu iga aasta seal küsimus, aga nad leiavad mingi tüki. Kas see, et Nick Bosa on üksi selles edge ruumis on väike probleem? Ja ma olen iga päevaga aina kindlam, et nad võtavad D-line'i no matter what. Lihtsalt küsimus on sellest, kes sinna kukub. Selles mõttes, et nad on, kas on õige või mitte, aga nad on üpris kindlad olnud, et nad suudavad teise 3. raundi ründeliini mehi arendada. Eelmine aasta töötas väga hästi. Või mitte Trey Smith, sorry. Kes, ei need, Puuni oli 3, sorry, right tackle oli. Jah, vist. Kuskil seal ta oli. Ja ta oli 3. alguses vist, kui ma õigesti mäletan. Aga jah, mina olen just üpris kindel, et nad lähevad siin parim D-line available no matter what. Ma loodaks, et see ei ole Walter Nolan, ma ise tahaksin pigem Mike Green'i sinna, aga kui Walter Nolan on see pick, siis ma oleks sellega igati rahul. Tyler Warren oleks lahe Kitli asendamiseks, aga ma arvan, see on 1 aasta liiga vara. Ja sul on kaitseliin on lihtsalt nii auguline praegu, et sul on kedagi sinna vaja asemele, nii et jah, see on minu arvamus. Ja Will Johnson oleks ka variant, aga lihtsalt ma arvan, sul on D-line'i rohkem vaja. Just, ma olen ise ka nagu sinna poole jõudnud, et ma nagu varem oli pigem see, et kui Will Johnson 11-ni jõudis, siis ta oleks mul nagu laualt ära, aga ma olen ka pigem nagu selle kaitseliini ja edge'i poole nagu jõudnud. Aga Shermar Stewart oleks siuke nagu San Francisco defensive end. Ma oleks Shermar Stewartiga, ma olen terve draft process olnud temaga väga, väga high alates sellest combine'ist. Aga ma arvan, et 11 on ka natuke liiga kõrge, kus teda võtta. Mikel Williams on nii madalal PFF-is. Ma vaatasin ka, ma just mõtlesin, et ma tulin siia mokki mõttega, et Mikel läheb palju kõrgemal tegelikult, aga Jalen Walker on ka olemas muideks. Ja, linebacker. Teda ei ole siin vaata. Aga mulle meeldib üks teine füüsiline vist rohkem, ma arvan ka, et see on edge rusher või see on edge rusher või defensive, ma panen James Pierce'it Tennessee'st siia. Mulle meeldib ta. Ta tuleb väikeste küsimärkidega, võib-olla mingi isiklike asjadega, aga väidetavad, keegi teab, mis küsimärgid too. Aga no mingid vihaprobleemid pidid olema vist, aga ma arvan, et Kyle Shanahan ja Robert Saleh paneb asjad paika ja sul on edge rusher, kes tuleb kogu aeg 100 ääre pealt ja kui ta eelmine aasta drafti oleks tulnud, siis ta oleks võib-olla olnud top 5, et ma arvan, et seal on talenti meeletult. Et jah, teeme James Pierce 11. Ma oleks igati rahul sellega. Mulle ka James Pierce meeldib endale. Aga Cowboys 12. pikk. Veider koht, kus draftida, kui ma oleks Cowboys, ma loodaks, et T-Mac kukub mulle siia. See oleks nagu, see minu arust seedi kõrval oleks seal kedagi vaja. Sul on vaja ründeliini natukene nüüd abi, aga ma ei tea, kas on Kelvin Banks päris see pikk praegu siin juba. Või siis ikkagi võtta Walter Nolan ära, kes on tõenäoliselt parim mängija, kes on selles praegu. Ja ma tahtsingi sinna jõuda, et lõpuks, kui sa oled Jerry, kas see on sinu jaoks nagu kõige seksikam pikk, ma ei tea. Aga mulle endale väga meeldib Matthew Golden, nagu mulle üldiselt pigem draftis meeldib, et toore potentsiaaliga mängijaid pigem kui valmis produkte. Ja ma arvan, et tegelikult receiver on nii suur vajadus Cowboysile, et siit üks läheb, on see Luther Burden või Matthew Golden. Ma ei ole kindel, aga ma ise panen siia Matthew Goldeni. Ehk siis Texase wide receiver Matthew Golden. Ma olen täitsa nõus sinuga, et kui Ted McMillan siia maandub, siis see on nagu selge koht, kus ta ära võtta, aga ma pole kindel, kas ta jõuab siia.
ja natuke üllatav on tegelikult see, et meil on 2 receiver'it ja nad esimese 12 pikiga. Ja meil on mõlemad titanid alles. Jah. Tänapäevane NFL on see. Jop, et siuke see käib, nõnda see käib, vaata. Nii, Miami Dolphins mulle. Ma tahaks ilgelt siia kedagi nagu sellist lahedat panna, võib-olla isegi mõtled siin tight endi peale, võib-olla Tyler Warreni peale, kes avaks seda rünnakut. Aga palun teeme selle pagana ründeliini korda, eriti nüüd, kui Terron Armstead sealt ära läheb. Nüüd on lihtsalt küsimus, et keda sa kõige paremaks siin pead. Aga cornerback, Will Johnson? Will Johnson on available. Mulle meeldiks Walter Nolan ka tegelikult siia, neil on seda ka vaja. Jaa, on. Või Malakast algus. Ja Malakast ma räägin. See oleks nii Dolphinsi pikk muidugi, see oleks nagu nii klassikaline, et see oleks kuradi lahe, ta oleks nagu Miami, ma kujutan ette teda Miami Jersey's üli hästi, ta teeb mingi ülilahedaid pass break-up, saab 2 interception'it Rookie-Earil ja ta on nii hea, aga tiim võidab 6 mängu. Just, neil on alati mingi lahe secondary mängija seal, aga jah, see tuleb alati millegi teise arvelt kuidagi justkui. Terron Armstead lõpetas oma karjääri ära. No puhas tacklit, sul on Josh Simmons, võib-olla liiga vara on ja Kelvin Banks on pigem kaart, tundub. Jah. Ma prooviks teda ikkagi tackli peale esialgu. Ja, ei, see ei ole nagu täitsa võimatu, see on jumala okei. Aga Kelvin Banks ongi see valik. Mulle meeldib see mitmekülgsus mingil määral. Okei, võib-olla me ennistame talle mingi saatuse füüsiliste mõõtmete pealt ja kõike seda ja ta on mänginud ka nii nagu ta on Texases. Aga mul on vaja toimivat mängijat sinna ründeliini esimesest päevast saati, sest Tua Tagovailoa on muidu tule all ja 2 Texase venda lähevad siin laualt järjest maha, Matthew Golden ja Kelvin Banks siis. Jah, mis meil on ju viimase 5 pikises 3 Texase venda läinud. Pärron oli ka vaat, Pärroni ka alustas. No see tiim oli jube hea kahju lihtsalt, Quinn Ewers startis seal, aga. Quinn läheb ka kuskil 5. raundis minema. Quinn läheb NFL-i see aasta. Ta kindlasti läheb kuhugi. Jah, kuskil läheb. Ta võib kuhu iganes minna. 14 pikk minu käes Indianapolis Colts ja kui see nii juhtub, siis nagu ma arvan, siin ei ole isegi teist optionit, sa pead Tyler Warreni sinna panema. See on kõige kaugem, kus Tyler Warren kukub. Et kuigi Coltsil on tegelikult ju, ma ütlen oma chart'i lahti on ja Coltsil, sul on edge player'id tegelikult vaja nagu linebackeri peal on väike out, nagu Jihad Campbell oleks option tegelikult linebackeri peal või safety peal, Malaki Starks oleks ka option. Aga ma arvan, Tyler Warren, see on kõige kaugem, kus ta kukub ka, et neil on tight endid, neil pole ammu peale Dallas Clark, tegelikult Kobe Fleener ja kes see Clemsoni kutt oli, Allen, olid Dwayne Allen, olid solid tight endidega, nagu superstar tight endi pole Dallas Clarkis saadik olnud, et Tyler Warren toob identiteedi siin ründesse ja kui sa tahad oma noort quarterbacki, kellesse sa ikka usud veel nii palju, et sa ei lase teda lahti Anthony Richardsonile veel üks weapon juurde anda, siis ta sobib sinna. Või siis Daniel Jonesile, who the fuck knows. Jah, ma just ütlesin ka, et kumbast sa räägid. Aga ei, see on ka üks neist pikkidest, mis nagu on protsessi alguses saati juba, et kui Tyler Warren sinna jõuab, siis temast on igal juhul kasu. Aga enne seda, kus ta potentsiaalselt läheb? Bears 10 ju? Bears, Jetsist me rääkisime. Bears või Jets või Panthers või tegelikult, ta võib igale poole. Sest ta on väga hea mängija. Ta on tõesti väga hea mängija, aga jah. See on nagu, ma arvan, et ülejäänud tiimidel on nagu vajadused veidi suuremad, eks näis. Ja ainuke asi, miks ma arvan, et ta tropib natuke on sellepärast, et ta ei jooksnud ju tegelikult 40 jardi. Ta ei teinud ju põhimõtteliselt mitte ühtegi asja ju nagu füüsiliselt, et tal on see küsimärk on alati juures, kuna NFL ajab taga seda vaata eliit atleetlikust, eriti sinna top pikkidele vaata. Aga ma arvan ikkagi igal juhul ta on vähemalt average NFL-i tight end, kui mitte siuke pro bowli tasemel. Ma olen nüüd Atlantaga 15, Atlanta jaoks see board on tegelikult päris kena. Siin on mängijaid, ma vaatan Jihad Campbelli nime, kes ju võiks kõik Georgia poisid alles. Jah, kõik Georgia tüübid alles, et selgelt siin tegelikult ma arvan küsimus on defensive line'is ja edge rush'is, aga lihtsalt ma arvan, et Jihad Campbell sobiks siia meeskonda väga hästi seda kaitset juhtima. Ma võtan korra need nimed ette endale ka siin. Jalen Walker, Georgiast on olemas, Kenneth Grant sinna keskele, Walter Nolan sinna keskele loomulikult oleks hea valik.
kõik defensive endid tegelikult vaata sobiks siia. Jaa, on küll ja no neil on pass rush'i ilgelt vaja, sest noh, Jah. John Abraham, sellest räägitakse nii palju, aga noh, John Abraham on viimane korrektne pass rusher, kes neil seal oli, et Vic Beasley tegi selle 1 aastaga, aga see oli pigem siuke fluke. Aga võib-olla nad lähevad natukene vastu voolu. Michael Williams. Georgiast jääb Georgiasse, aga lihtsalt noh, üks asi on see, et sa lähed seda lage jahtima, sa lähed seda 15 säkki taga ajama. Aga Michael Williams on soliidne mängija ja ma arvan, et Atlanta võib double tippida ka hilisemates roundides võtta veel ühe pass rusheri, kuna see on hea draft class selle jaoks. Ja neil on appi, kes neil appis oli ju minu poiss kuradi sealt Penn State'ist, kelle nad draftisid paar aastat tagasi. Epikete. Jaa, Arnold Abiketi, et noh, võib-olla tema teeb veel ühe väikse arengusammu ja saame natukene seda pass rush'i luua. Leonard Floyd läks ka sinna, et ma arvan, et Michael sobib sinna rotatsiooni. Kuna Michael tegelikult võib mängida natuke nagu sükest, mitte päris three-deck, aga passing down'i ta võib vabalt sees mängida, et ta nagu suurem nagu power T-end vaata. Pakub kõike natukene, et noh, loomulikult tegelikult oleks võib-olla cornerbacki peale number 2 vaja, Will Johnson oleks hea valik, Malachi Starks tegelikult sobiks siia, aga noh, safety paar on neil olemas, et ma arvan, et Atlanta peab selle kaitse võtma. Nolan oleks ka option ju tegelikult. Ja kindlasti, eriti nüüd kui Grady Jarrett, noh, mitte Jarrett viimastel aastatel midagi pakkus, aga asendust. Nii, Arizona Cardinals, pick 16, ma olen Arizona ja ma vaatab selline board vastu, siis ma olen kõige õnnelikum GM maailmas, sest sul on valida kas Walter Nolan, sul on D-line'i peal suur auk, sul on valida kas Will Johnson, kes on, kui mitte parim corner, siis väga close teine parim corner siin draftis. Sul on Malachi Starks, kelle sa saaksid panna Buda Bakeri kõrvale teoorias. Ja... Ehk siis kaitsesse on ju? Ehk siis kaitsesse. Ja kui ma olen Arizona, siis ma olen Walter Nolani ja Will Johnsoni vahel ja ma arvan, et mulle tundub nagu rohkem Arizona pick Will Johnson siin. Sa võtad ülihea corneri ära ja sul on sinu pikaaegne küsimus D-backi peal on mõneks ajaks lahendatud, ehk siis Will Johnson, Arizona. Ja Will Johnson 16. piki peal oleks mega hea value. Ja see kaitse eelmine aasta näitas natukene seda ka, et nad suudavad nagu skeemitada seda pressure'it ja asju üles, aga noh, tihtipeale see ongi see, et... Ja Sveti nad tõid Calais Campbelli ja Tomlinsoni ka sinna kaitseliini, et noh, see ongi see, et sa võid, üks asi on see, et sa simuleerid pressure'it ja leiad seda mingi linebacker blitsidena. Üks asi, mis jääb alati lahtiseks on see, kui sul on halvad cornerid, noh siis see surve ei toimi. Kui sa ei saa man-to-man'i või sa ei saa nagu coverida, siis ja noh, ma arvan, et Will Johnson just sellepärast on nagu, on tähtsama väärtusega siin isegi kui see pass rush näiteks. Jihad Campbell oleks ka tegelikult ju. Need linebacker on päris suraukaine tegelikult. Jah. Ja järgmisena siis Cincinnati Bengals ka minu pikk. Oi. Kas see läheb nüüd rusikasse silma auku või? Ma just mõtlesin ka, jah. No, ma ei tea, Malachi Starks või? Ei tegelikult. Jaa, sobib. Nolan ka nagu. Ei tegelikult. Ma ei tea, Jihad Campbell või? Mis nagu vali enda kaitse mängija. Ja sisest ükskõik mis kaitsemängija siia, sa võid Walter Nolani ka siia panna vabalt. Jah. Kenneth Grant ka isegi, neil on tegelikult ju nose tackle'it vaja vaata, puhast. Jah, aga ma ei tea, ma ise arvan, et nagu, kui see on samamoodi nagu Cardinalsiga, kui see on see board, mis vaatab Bengalsile vastu, siis nad on väga õnnelikud, aga jah, ma võtan Jihad Campbell'i siin, ma arvan. See on hea pikk, mulle meeldib see. Broncos nutab praegu. Mulle meeldib see, mulle nagu Buccaneers. Ma mingi osa just nagu mainisin ka, et nagu mulle meeldib, kui on selline nagu high profile linebacker draftis. Ja just et Bengalsil tegelikult oleks vaja ilgelt seda, sest nad saatsid oma linebackerid järjest siit minema, et keegi, kes tuleb sinna kamandama. Ja sul on kaitsesse vaja talenti, kuna sul on raha nii palju investeeritud ründesse, vaata salary cap'i, siis draftisse saad odavaid mängida, kui sa neid kaitsesse paned, sa ausalt mis vahet, mis positsiooni, kui sa on playmaker. Ja Jihad Campbell tegelikult ju, kui halvimal juhul toimida, mängib sul edge'i. Just. Ja minu arust on parem ka edge'il kui linebackeri peal, aga seda vestlust võib. Või noh, kui mitte parem, siis nagu ei ole halvem igal juhul. Ja noh, me oleme näinud seda prototüüpi nüüd.
nüüd Sackbone'ide ja kelle kõigi näol, et noh, et linebacker, kes ei pea väljakult minema ka nagu pass rush down idel, et tegelikult see on väga suur väärtus. Seattle on ülar, jah. Otti, Seattle Seahawks, teeme talle, kuna Otti ei saanud tulla, siis teeme talle, paneme talle sinna Jalen Milrow. Jalen Milrow. Jalen Milrow, jah. Ma lihtsalt tuletan meelde, Jalen Milrow on kohal draftil ja nad ei saadaks teda muidu kohale, kui ta ei oleks esimese raundi pikk, ma arvan. Oleneb, aga kus just start just tõmbas välja ennast ju, vaata. Ja, nad tegid vaata paar aastat tagasi mingi päris konkreetse otsuse, ma mäletan, et nad kuulutasid isegi, või noh, vaata see kogus mängijad, kes drafti lähevad, on nii palju väiksemad, kes kohale lähevad. Et ma arvan, et see on nagu mingi signaal, et Milrow on väärt. Mingi hype peab olema, vaata, ega Milrow ise ei taha minna, kui tal ei ole mingit arusaama, et ta võib vähemalt minna, vaata. Aga samas Matt Corral oli ka ju. Ma ei saa aru, kus tal hype oli, et ta läheb esimeses raundis. aga pigem tõenäoliselt sinna pole ta on, aga mitte siin, 18 bitte. Sest Seahawksil on vaja ründeliini abi. Kas suht savi, kas tackli, pigem kaardi peale, aga kas tacklid on siuksed õhuksel jääl mõlemad, eriti Abraham seal paremal pool. Ja sul on kaitseliini edge playerites ka tegelikult. Jaa, kurat, sulle tegelikult sinu kaitseliini on ka alles veel ju. Ja Jalen Walker on alles. Ja Jalen Walker on alles. Aga ma pigem arvan, et see on ründeliini option siin. Ja tead, nagu tavaline nimi, kes sinna pannakse, on Gray Sable, on ju. Kes ta võib mängida nii sentrit kaardi. Fuck, mulle meeldib Donovan Jackson. Fuck, see vend mängida tacklit ka, kuidas ta eelmine aasta mängis tacklit peale seda Josh Simmonsi vigastust Ohio State'is, kui hästi ta mängis ka Minka, ta mängis kordi Abdul Carteri vastu, oma esimene start left tackli peal mängis väga hästi. Et nagu, okei, ühe säki andis, aga nagu see on fucking Abdul Carter. Aga ma ei tea, ma pigem arvan, et lähme selle safe'i picking, võtame Gray Sable ära, sest kõik teda panevad sinna, ta sobib sinna kohe ja ta mängis kolledžis ka tacklit, et häda pärast ta mängib sul tackli ka ära. Et Gray Sable on siis North Dakota State. Kogu see Ohio State'i ründeliin on ikka rets aasta, mis draftis on nagu. Jop. Talenti räigelt. Mis see 15 mängijat, mis pidi selle aasta Ohio State'i meeskonnast draftitavad olema? Normaalne. Sõge. Nii, vaatame siis Tampa Bay'l otsa. Minu pikk ta on. Jah, nagu sa ütlesid, Jihad Campbell läks ära tegelikult. Jihad Campbell läks jube ja valik siia. Aga ma arvan, et on Devin White, vaata. ja Walter Nolan on siin alles muuseas ja Malakai Starks on siin alles, kes jääb ka silma. Aga ma arvan, et see on Jalen Walker. Me saame teda mängitada linebackeri peal, aga me saame, et ta ka paneb käe maha ja hakkab edge'i pealt tulema, kas siis kus iganes ta formatsiooni mahub. Et samamoodi nagu me rääkisime Jihad Campbelliga, võib-olla natuke teistpidi. Et Campbell pigem peab nagu rushima või blitzima hakkama, Walkerit me saame nagu edge rusher'ini kasutada, kes ei pea väljakult maha tulema. Ja Tampa Bay'l on tugevdada seda kaitset vajast. Ma arvan, et rünne on selleks aastaks üsna paigas, eriti kui Godwin nüüd vigastused nagu tagasi ka veel tuleb. Et ma arvan, et kaitset tugevdada on Tampa Bay's hea mõte. Malakai Starks oleks option või? Ma just mainisin jah, et tema on üks, kes panna sinna. Aga lihtsalt ma nagu vaatan seda, et ma ei tea, tänapäeva NFL sa mängid neid safety'd kus iganes, aga Antoine Winfield ja Malakai Starks natukene täidavad sama rolli minu jaoks. Et mitte, et see tänapäeval nagu jällegi sa paad ühe nickelisse, ühe deep safety'ks ja on korras. Aga jah, kindlasti oleks tegelikult variant. Nii, Denver Broncos 20. pikk. Omarion Hampton on laual, kes on siis see, keda on sinna väga kaua ja palju mokitud. Ja ma mingi päev huvi pärast vaatasin seda eelmise aasta Denveri satsi, mis neil skill position player'id olid. Ja ma mõtlesin, et see on uskumatu, et play-off'i jõudsid, sul oli rookie QB, sul oli wide receiver room, kus ei olnud põhimõtteliselt mitte ühtegi proven mängijat. Running back'id olid lihtsalt, kes iganes sellel konkreetsel nädalal toimis, ehk siis ma arvan, et lähevad siin ründe skill positioni peale. Ja ma ei usu, et sa võtad tight endi Colston Lovelandi peal, kui sul Evan Ingram just signiti. Ma mõtlesin sellel hetkeks, aga ma arvan, see on lihtsalt liiga palju overlappimist. Luther Burden oleks kindlasti variant, aga ma arvan, et ma lähen selle
väga safe'i valiku peale ja võtan Omarin Hamptoni siia ja Sean Paytonil on 3 down back, kes sobib sinna ründeskeemi lihtsalt nii fucking hästi. kas küsimus teile mõlemale, vaata, kuna me juba korduvalt maininud, et running back'i klass on deep, on ju, aga kas Hampton, Gentry tundub, et tulevad, aga kas Hampton on ka pigem nagu Gentry'ga samas kategoorias või ta on pigem seal allpool, et nagu kas Hamptonit siin võtta on nagu see, ta talent kaalub üle natuke selle running back'i D-value situatsiooni? Sest on analüütikuid, kes peavad Hamptonit Gentry juurde ka, aga mina nagu pigem jah, on küll jah. Aga mina pigem näen nagu, et see on Gentry, kuigi jällegi ma ei ole ise ka suurim Gentry uskuja, aga see on pigem Gentry, Thier, Hampton ja siis tulevad need ülejäänud vennad, et pigem Hampton on nagu ülejäänud pundist. Jah, et ta on ülejäänud pundist natuke kõrgemalt. Aga need Ohio State'i running back'id on mõlemad ka nagu, nende lagi on ka ikkagi nagu väga kõrgel. Kui Henderson suudab terve on Henderson, fuck sakes, ta on immediate plug and play running back, sest ta on pass protection nii pakanama hea tal. See ongi põhiasi, millest ju temast nagu räägitakse, et see aasta on hästi palju back'e, aga väga vähesed on pass pro'd ja Trevion Henderson on üks neist. No Hampton on ka, aga viimane asi veel selle kohta, et ma ei oleks ka nagu kõige rohkem üllatunud, kui see oleks veits selline Jameer Gibbsi moodi asi, kus keegi, ma ei tea, kes siin on meil, aga keegi hüppab üles ja võtab. Või Tallas võtab ära. Jah, Tallas näiteks. Jah, just nagu keegi või hüppab. Minnesotal oleks dünaamilist back'i vaja ise. Absoluutselt. Et mulle tundub nii palju, kui ma kuulanud ja lugenud olen, et nagu NFL hindab Hamptonit väga kõrgelt. Ülar, sul on nüüd 2 pikki järjest, Pittsburgh ja Chargers. Sarnased meeskonnad. Chargersil oleks kohe, fuck it, ma ei hakka nii lihtsalt tegema, aga alustame Steelersist. Steelersil on see situatsioon, et see Aaron Rodgers uudis tuli just välja neljapäeval, et eelmises episoodis me rääkinud, et Rodgers lihtsalt põhimõtteliselt viitas, kus elujärgus ta oma elus on, ja siis tal on praegu mingi isiklik suur probleem, mingi perekonna või sugulase või kellega iganes teda ei täpsustanud, et siis see on põhimõtteliselt, miks ta ei ole veel otsustanud, kas ta tahab üldse mängida, aga tundus lihtsalt sellest vibe'ist, ma sain pigem sellest aru, et ta on pigem ühe jalaga uksest väljas juba ja kohati on see, kui sa juba mõtled retirement'i peale, kas sa tegelikult ei ole see retired, et ja nad on Steelersiga on arusaam olemas, et 1-aastane leping, Rodgers ise ütles välja 10 milli, ehk siis arvatavasti sinna kanti, mis tähendab päris odav tegelikult. Siin vahepeal reportiti 40 milli ja nii edasi. Et ma arvan, Steelersil on nagu tagavaraplaan on ikkagi Rodgers, aga kui Sanders kukub siiamaani, ma arvan, see on juba okei koht, kus Sanders võtta. Kuna sa saad nagu endale siukse halvimal juhul, sa saad siukse top 16 quarterbacki, aga vaat, kas see on hea asi tegelikult, on teine asi. Tegelikult NFL-i see on kõige Pittsburghi asi, mis saab muidugi juhtuda. Täpselt. Aga Jackson Dart oleks option, mis te arvate? Absoluutselt. See oleks minu arust veel rohkem Pittsburghi valik, kui see tuur oleks laual ja nad võtaks Jackson Darti. Okei, tõsi. Selles suhtes ma pigem arvan, et see Aaron Rodgersi situatsioon ei mõjuta nüüd nii palju, mida Steelers siin teeb. See teine asi, mis neil on vaja, on D-tackle, on ju. Kas Nolan on alles? Nolan on alles. Neil on vaja Cam Haywardi asendust. Cam Hayward on 35, kui ma eksi. Et nagu sinna Benton on nose tackle'i peal olemas, vaata, et tegelikult Nolan sobib väga hästi siia. Ravens tuleb üles treidida Millero peale või? Jah, just, back-up'i peal, running back'i peal, siis meil on 2 tükki nüüd vähemalt. Ei, ma lihtsalt mõtlen, et Pittsburghil pole teise raundi pikki vist see aasta, vaata. Et ma korra mõtlesin selle peale, et ma korra mõtlesin, et oleks nagu raundi lõpus veel tagasi tulnud, aga ma ei tea, kas neil on ressurssi tulla. Jah, see on jah asi. Mulle endale meeldib. Vaat pole. Kelle? Sanders. Chedur, Sanders. Ma kuulsin kuskilt, keegi lihtsalt pakkus välja selle, et kui ütleme, et Sanders kukub sinna 20. lõpu poole, siis eeldusel, et Browns võtab Travis Hunterist, nad liiguvad üles ja võtavad endale Sandersiga. See oleks päris lahe. See tundub üsna süke nagu hea vibe'iga lükkevad. Jah, väga. Teine asi on see, et kui Giants tahab saada
quarterback enne Brownsi, siis Chance peab üles treidima igal juhul, sest Brownsil on esimene pikk teises raundis, Chance'il on teine pikk teisest raundist, vaata. Ja Milrow on, millega on Giantsid kokku miksitud ja nüüd Tyler Shuki uudis tuli välja siin eile vist, et siin tagapool me võime näha meeskond üle hüppamas, aga ma arvan... Ma just võtsin, et kas me tahame teha, et külastame seda vestlust raundi lõpus või proovime neid treide seal lõpus panna mõned või? Ma arvan, peale Rams'i saab teha äkki või? Peale Rams'i teeb ära, vaata, sest Rams on selline koht, kus võib ise tulla, vaata. Aga jah, Steelersi veel lõpetuseks. Lihtsalt nad ei saa minna, Rodgers ei tulegi ja mis sa teed, sest Mason Rudolphiga või ja back-up'i nagu veterane Carson Wentz, Ryan Tannehill, kes seal alles veel on nagu üldse? Cousins võib olla, on ju. Aga sa pead palun tooge Carson Wentz Pittsburghi starteriks 9 aastaks. Palun olge nii. Siis on jah, korra süda rahul, on ju. Aga jah, Sidor Sanders kukub sinnamaani ja just tuli hea report välja ka, et mõlemale meeldis, et neil oli visit ja kõik, aga noh, täpselt, kes teab, mis see report tähendab, on ju. Siis 22 pikk on minu oma on Los Angeles Chargers ja siin on jälle, ma ei tea, üks selge pikk, mis topitakse sinna kogu aeg on Coastal Loveland, tight end, sest neil on tight endi vaja ja Coastal Loveland mängis Jim Harbaugh all Michiganis ja siin on, kui ma olen kuulnud siin viimase paari nädala jooksul ka, kus nad kohati juba räägivad, et Loveland on Tyler Warreniga samas kategoorias ja osad on vastupidi, sest et Lovelandil on nagu kõrgem radade jooksmis, täpsus, tase ja lihtsalt blokkimises on ta madalamal, aga mis nad alati ütlevad ta kohta, et see blokkimine on natuke limiteeritud, sest ta on natuke väiksem ja tal on raam olemas ja tehnika tal on päris hea, et nagu sinna peale saad juurde ehitada paari aastaga 10, no mitte päris 10 kilo, sa ei pea ehitama, aga 5 kilo, 10 poundi on ju. Et siis ta saaks täiesti adekvaatse inline tight endi ka. Aga ma ei tea, kas ma Loveland on päris kaugele kukkunud, aga sul on Malaki Starks ka siin, neil on secondary'sse abi vaja. Tegelikult Walter Nolan ja Kenneth Grant ka. Walter Nolan on väga hästi siia, jah. Walter Nolan oleks ka, jah. Ma arvan, kui nad ei võta siin Lovelandi, siis nad proovivad üles liikuda, et saada ta ikkagi kätte või midagi. Ta tundub lihtsalt nii nagu sobib Herbertile receiving tight endine. Eriti arvestades, et siin ei ole receiverit enam, keda võtta igal juhul vaata. Isegi kui, et noh, sest et Golden ei kuku nii kaugele ja T-Mac ma arvan ei kuku ka nii kaugele. Ma lähen Lovelandiga. Sul on vaja Herbertile saada passing optionid. Ja ma arvan, siin teises, kolmandas raundis tuleb paar running backi ka veel. Sinna meeskonda juurde. Sest nüüd ongi see küsimus, et kuidas sa hindad Emeka Ekpukat ja Luther Burdenit, aga ma arvan ka, et kui sa nagu, mina isiklikult nagu võtaks ka pigem Lovelandiga isegi selle katsetuse. Jah, et siis siis läheb Loveland, Herbertil üks Pepa juurde. No nii, Green Bay Packers, kes vajavad vähemalt BFF-i järgi ja ma ei tea, Josh Jacobsi järgi vajavad wide receiver 1. Siis neil oleks kaitsesse vaja tugevdada ja nüüd kui Jair Alexander, kes tõenäoliselt treiditakse minema, neil on DB-d ka vaja. Neil on Xavier McKinney, jah. Aga no teistpidi Walter Nolan kukub liiga kaugele juba see at this point. Sest ma just mõtlengi, et Ekpuka ja Burden minu arust ei täida seda vajadust, mis Packersil nagu justkui on ja ülejäänud receiverid. Ma tahaks väga Jaden Higginsit esimese raundi pikiks teha, aga ma ei ole kindel, et see on tema koht. Ei tea. Ma arvan, nad pigem võtaksid siin juba, kui nad lähevad receiveri, siis ma näeks pigem siin Luther Burdenit kui... Samas ma ei tea, ta on ka ikkagi liiga selline sarnane. Ta täidab nagu suht nagu seda Jaden Reedi rolli. 2 receiverit sul vaja on. Jah, just täpselt, et sul on vaja seda nagu suurt receiverit, aga siin nagu kedagi justkui ei ole sellist mängijat enam vaata või veel ei ole. Higgins, aga see on varaliiga vist vaata. Jaa, ma Higginsit just mõtlesingi või Jack Peshi jaoks on liiga vara. Aga me oleme võrrelnud siin Jamar Stewartit Rashan Gary'ga mingil määral toores, aga tuleb sisse. Ja ma arvan, et teeme selle piki ära. Neil on vaja seda lihtsalt, nad peavad teistes raundides töötama ka selle nagu corneri vajaduse peal, aga ja võib-olla õnnestub teises raundis siis mingi Jaden Higgins või Jack Pesh või keegi nagu suurem receiver, aga ma arvan, et Jamar Stewart sinna pass rush'i lisada. Koos juba nende püüdjatega, kes seal tegelikult on, ma arvan, et see tegelikult on hea rünne ja hea kaitse. See talent, vaata see piik on nii kõrgel, vaata lagi on nii kõrgel, ta võib reaalselt olema, ta on majas Garretti ehitus, vaata, nagu atleetlikkus. Nii, Minnesota Vikings, pikk number 24. No tuleb safety ära või?
tuleb ära safety või? kaks parimat mängijat, kes on laual, on Walter Nolan ja Malachi Starks ja Ideaalne. see on mündivise nende kahe vahel minu jaoks. Aga ma võtan siin Malachi Starksi ära, ma arvan, ta sobib sinna hästi, ta on lihtsalt selline gadget mängija, kes saab ta lendab üle väljaku, oskab nagu kõike teha, ta on Minnesota süsteemi nagu, ma oleks väga õnnelik, kui ta sinna kukub, aga ma arvan, et kui on mingi tiim, kes siin esimese raundi lõpus on väga hea meelega nõus tagasi treidima, siis see Minnesotast, neil on kogu drafti peal ainult 4 pikki. Et ma ei imestaks üldse, kui nad liiguvad sinna kuskil 30. lõppu, 40. lõppu, saavad 1 piki veel lisaks ja võtavad kes iganes seal. Näiteks Trevion Hendriksoni või ühe nendest running backidest või kellegi selle. Liiguvad sinna 30 juurde ja saavad ikka oma mingi Nick Emanmori või kellegi kätte ja saavad koguvad pikke veel lõpus juurde. Ja, see on hea või. Houston Texans 25. Võib-olla lihtne oleks siia Josh Simmonsit panna või sisesta ründeliini mängija sisse. Aga kui sa vaatad seda ruumi tegelikult, siis Nico Collins ja siis on Christian Kirk, kes võib-olla ma ei tea Luther Burdenit sinna sisse mahutada. Ma ei taha seda nagu chalk picki teha, aga ma kardan, et mul ei jää muud üle. Kas te olete tõesti nii kõrgel Burdeniga või? Mina isiklikult väga ei ole, aga ma olen nüüd nagu nii palju, kui ma olen kuulanud, siis on väga tarkasid inimesi, kes on ja kes näevad temas ka nagu sellist, mitte X-i, sest kehaitselt ei ole, aga sellist receiverit, kes suudaks nagu mängida tervest nagu või üle terve rünnaku. Et ma arvan, et Burdel lihtsalt isegi kui nagu mulle isiklikult või meie ei ole keegi siin väga high vist Luther Burdeni peale, aga ma arvan, et NFL võib olla. Et pigem on küsimus selles. Ma arvan pigem NFL, kui ma peaks arvama, et kumb kõrgemal läheb, siis pigem vist Burden kui Puka. Jah, mul on sama suht. Kuigi Pukaga on jälle see nagu see pedigree või see, et ta on see mingi... Jah, Ohio State'i receiver ja kõike seda, aga... Samas Ohio State'i receiver CJ Stroudile. Jaa, tõsi. Sest Pukal oli see hea aasta ka ju, CJ Stroudiga ju. Ta CJ-ga mängis väga hästi ja ta täidab ju seda, kurat, ma tahaks nii väga Josh Sim, või selles mõttes nagu, ma ei tea, mida teha, sest neil on mõlemat vaja. Ja vaata, kumb on hullem vaata, sest et ründeliinid tacklid on Cam Robinson ja Blake Fisher oli BFF-i kolmandas kõige halvem tackle. Okei, sa ütlesid need 2 nime, võtame Josh Simmonsi. Ma proovisin perspektiivi saada ja Ülar ütles Cam Robinsoni nime ja ma mõtlesin, davai, teeme Josh Simmons tackle. Ohio State ikkagi, aga me peame CJ Stroudi kaitsma hakkama. Josh Simmonsil on see, et tal on potentsiaali, kui ta oleks mänginud hooaja lõpuni niimoodi, nagu ta esimese 6 nädalat mängis enne oma ACL-i vigastust, ta oleks number 4 Patriotsi, ma arvan. Sest tal on kõik olemas, nagu sul ei ole mitte mingit küsimärke, lihtsalt see, et ta on 6 mängu mänginud selle tasemel, et eelnev 2 aastat oli ju, kurat oli Arizona State'is või kuskil, sealt tuli transfer. Et nagu seal ta oli, üks aasta ta oli kolledžis flag'ides kõige esimene. Aga see on siuke distsipliini asi. Laremy Tunsilil oli ka vahepeal see needus minu arust küljas, et ta tõi ka flag'i päris palju. Jah, aga see on iseenesest hea pikk, nagu Texansil on vaja talenti sinna ja receiveri peal. Keegi ütles jumala hästi, et siin draftis on hästi palju häid number 2 receivereid. Äkki saab veel. Mis sobiks hästi, jõuab võib-olla. Ülar, Los Angeles Rams, kes ma lihtsalt mul endal nagu, ma tahtsin selle podcast'i ära mainida ka, aga tegelikult tuli eelmise aasta drafti järel välja, et Rams oli väga agressiivne trade-upiga Brock Powersi poole, et see on lihtsalt koht, kus võib-olla Colston Lovelandi jälgida, et nad tahavad võib-olla üles liikuda. Aga sul on 26 ja Rams. Ja see on see koht, kus quarterbacki, ma ei tea, minu meelest ma ei näe seda varianti. Sa olid nii lähedal nagu võitmas Philadelphia playoff'is ja tegelikult ju terve aasta peale. Sul oli ups and down'e ka, aga võib-olla see oli tingitud sellest, et su kaitse oli hästi noor, vaata, nad õppisid iga nädalaga. Et nagu Rams on minu meelest positsioonis rohkem, kus nad tahavad nagu võita praegu, aga Green Bay Packers võttis legendaarset Jordan Love'i ja neil on südarahul praegu, vaata. Et oleks ka tehtud, aga ma ei näe, et siit quarterbacki tuleb. Et nagu siin üritatakse tarti toppida siia, kui Sanders kukuks siia, ma ei näeks isegi Sandersit kusjuures. Sest et nagu, kui Sanders on kohviga väga sarnane ja mis McVay vihkas kuradi kohvi lõpuks vaata. Lihtsalt kuidas ta mängustiilis, et see ka väga ei lähe sinna. Et ma pigem ikkagi kalduksin tight endi, siin ei ole enam väärtust tight endi peal, sest Loveland ja Warren on läinud, on ju. Siis sul on veel D-line'i peal on, Nolan on alles või? Jaa, Walter Nolan on alles. Fuck, aga sul on nii palju talenti juba see kaitseliinis. Sul on jah kõik olemas juba.
ja Walter Aga Nolan no- Josh Connerly . ja Josh Connerly tackle jah . ja Connerly sobiks siia , kusjuures teine tackle ka , Minnesota tackle , mis ta , ma ei oska ta päris nime öelda , see , kus ta võib ka Aaron- sneakida . Ursery jah . Ursery jah , esimest nime ma ei oska öelda , ma ütlesin , sorry . et see on cornerback , linebacker , aga kui Jihad Campbell oleks siin , oleks veel optsioon on ju . ja , aga cornerbacki peal no NFL on väidetavalt Maxwell Hairstoni peal ka nagu väga Ja. , väga kõrge . jop , on küll jah . ja , aga sul on Tyler Booker alles või sul on Donovan Jackson alles kaardide peal ka . You know what , ma annan talle ründeliini , ma annan Donovan Jacksoni , mitte Bookeri , kes annab sulle flex'i natukene tackle'it ka mängida . ja sul on plug and play kaart seal olemas ründeliinis . jep . ja kas see on kõige parem pikk , ma ei tea , aga samas mul pole õrna või keda siin anda tegelikult . Siin ongi, ja kuigi no jälle noh , justkui ruumi nagu oleks ja noh , Sean McVay on varemgi näidanud , et tegelikult nagu kasutaks selle võimaluse ära . aga jah , nüüd oleme siis Ravensi juures , mis maanduski ju täpselt mulle . okei . vana hea best player available meeskond . Walter Nolan . hea küll . Kenneth Grant Jah. , Todd Nose , samas või jah . ei , see on Walter Nolan . või nagu noh , selles mõttes nagu noh , Tyler Booker oleks hea tegelikult , Josh Connerly isegi , noh Connerly vähem , Booker oleks nagu hea , aga . Emon Warren? I'm good . ta ei oska mängida , ta jookseb kiiresti , aga jah , noh , Nolan võib-olla oleks nagu noh , selles mõttes neil on tegelikult see defensive line'i rotation päris okei , see on Broderick Washington ja Travis Jones ja noh , Justin Madebike loomulikult siis , aga noh , pass rush'i oleks vaja , Walter Nolan natuke nagu pakub seda . noh , see on igal juhul oleks nagu ideaalne board Ravensi jaoks , võib-olla ainult ideaalsem oleks see , kui Malachi Starks oleks seal , et ma lähen Nolaniga . aga ma arvan , et noh , Tyler Booker või isegi mõni neist edge rusher itest on täpselt sama hea variant tegelikult . jah , Lions pikk 28 põhimõtteliselt , kas . kes kaitses alles on ? jah , Ezerico või Nick Scorton ja ma lähen Ezericoga , sest minu arust on lihtsalt natukene parem mängija . ja jah , lihtsalt kaitseliini peal sügavust . natukene sellist high-end talenti juurde ja järgmine on Commanders , kellega on täpselt sama , ma lootsin , et Walter Nolan kukub siia , sest see oleks rets . aga sama case , kas ma ei teagi , Nick Scorton või Kenneth Grant , kumb rohkem meeldib , Picker Poison , aga ma ise lähen pigem Kenneth Grantiga . ei vä ? ei , ma mõtlen , kas cornerback on ka optsioon siin või ? jah , on , aga jah , tegelikult jah , mis sul on St Just ja ei , St Just'is pole enam seal , seal just läks vaja jah . õigus jah . Latimore on üks . kes neil on , jah , Latimore on , aga noh , ta ei mängi poole ajast . Seinristil ja Noah Ikpenogeni . vääriks lisandust küll , aga ma ei tea , kes esimene . aga kas sa piisavalt hea ? aga ma arvan , kui Kenneth Grant on available siin , siis selles mõttes , et nagu eriti kui sa oled Commandersis arvad , et sa oled nagu compete imisele lähemal kui selline 2 aasta kaugusel , siis aga võta tema . nad võtsid , vaata , nad võtsid Payne on alles , neil on Newton olemas ja noorena , siis võtsid sisse ju selle kuradi . seal on Kinlaw võtsid , no ma ei tea , kurat jah . aga samas need ei välista , et sa võtad sinna pikaajalist talenti , sest keegi neist ei ole pikaajaline , välja arvatud Newton , Newton on 3-tech sul . Kinlaw benchitakse poole hooaja pealt niigi nii . isiklik kogemus . ma ei teagi . jah , kes edge'i peal alles on muidu ? Pole vist Nick kedagi . Scorton ongi . okei , davai , pohvi , Nick Scorton . võtame edge'i . selles mõttes , et jah , ega seal nad on üpris sarnase griidiga mängijad tõenäoliselt enamus tiimidel ja NFL-il , nii et . seda küll jah . et jah . nõus . siis Buffalo Bills jah , Ülar .
Pils, cornerback, suht suur auk igatepidi ja ma arvan, see on õige koht, kus võtta ka siin on talenti, vaata Maxwell on olemas, Maxwell Hairston, kes jooksis siis kõige kiirema 40 jardi kombainil on ja siis Shamon Revel, kes kui seda vigasest poleks olnud potentsiaalselt number 1 cornerback siin, Trey Amos oleks samamoodi optsioon, aga nendest 3-st Shamon Revel, tal on eliit potentsiaal olemas, see vigastus tõstis seda nii alla ja kuigi ma tean, et Maxwell on see lihtne pikk siia panna, aga Maxwell on ta on siuke number 2 corner at best. Revel võib olla see number 1 siin, et seal ma pigem läheksin esimese raundi lõpus järgi sellele high-end talendile. Ja Buffalo on nagu proovinud vaata neid cornerid leida esimese raundi lõpus ja nad pole ja Revel oleks nagu teise profiiliga corner ka, sest muidu nad on proovinud Tredavious White'i ja Kairi Illamine, aga Revel. White on tagasi muideks. Ja, Trey läks tagasi nüüd. Aga Kansas City Chiefs on minu pikk. Neid püüdjaid on laual. Kurat, Eric Harmon on laual ju. Jap, Connerly on ka laual. Ja Josh Connerly on laual, jah. Päris hea laual. Kusjuures Minnesota tackle on minu meelest ka option siin. Urseri on olemas, Tyler Bookerit tuua sisse. Chiefsil valikut on siin praegu. Kenneth Grant ka ju, fucking sinna, jah. Chris Jones'i asemele. Jah. Kõrvale, jah. Tead, Derek Harmon, Oregoni defensive lineman, kes natukene võib-olla selles protsessis nagu ära unustatud, aga tegelikult ma arvan, NFL on päris hai tema peal. Igati okei pikk Pilsi ka, kui nad otsustavad cornerit hiljem püüda. Ma ise oleks pannud Harmoni sinna. Aga viimane pikk, Philadelphia Eagles. Just praegu tuli uudis, et nad andsid Cam Jürgensile 4 aastat ja 68 miljonit. Mis fucking moodi nad annavad kõigile ma nüüd raha nagu? See tuli 2 minutit tagasi. 4 aastat 68 miljonit, 39 garanteeritud. Ma ei saa aru, kus nad seda raha leiavad ja kuidas see võimalik on, aga jah. Aga kui ma olen Philadelphia, siis ma näen, et Luther Burden ja Emeka Ekbuka on laual olemas ja ma AJ Browni uudised, ruumorid. Jah, just. Ma valin kumb iganes ma siia rohkem tahan. Ma ise arvan, et ma ei tea, Luther Burden pigem vist. Ta vist on natukene explosive. Jah, just. Kuigi ma ei tea, tundub veider, et Howie võtaks receiveri esimeses raundis, aga me ei ole seda nägema, jah. Luther Burden. No kas see Luther Burdenist tuleb siis järgmine, mis ta nimi on nüüd, kes need 2 tükki olid, JJ Arkeda Whiteside on ja siis oli ju see, kes see vend oli see, kes Aguilar. Jah, see on Aguilar. Või siis Donovan Smith või Demonta Smith, sorry. Demonta Smith, jah. See selles mõttes on nagu, Eagles, me oleme sellest rääkinud ka, Eagles on postsioonis, kus võtta kõige parem mängija, kes sulle sobib ja lähme edasi, et seal nagu see, Eaglesi. Ei, minu meelest sobib sinna ka tegelikult. Howie mõtteid lugeda on nii keeruline. Täpselt, aga enne kui me peame siin lõpetama, siis quarterbacki üles treidimine. Potentsiaalselt Giants, Browns vist ainukesed oleks või? Browns, Giants, jah, kui Saintsid ja Steelers samamoodi. Aga kus see hakkab? Minu meelest 23 on siuke pikkus Green Bay on nagu natuke no man's landis seal, kus nad juba võivad ära välja treidida, vaata. Ja alates sellest põhimõtteliselt. Vikings kindlasti juba. Jah, 24 jah. See Vikings põhimõtteliselt 4 drafti pikk on jumala hea tegelikult. Ja Eagles ju treidis aastaid tagasi, kui Baltimore tuli Lamari jahtima sealt 32 pealt. Et see on ka koht, kus nagu liigud 3 kohta tagasi ja teine tiim saab siis selle 50-year optioni lepingu peale. Jep. Aga minu poolt oli viimasena, et nagu kui me vaatasime, et mis nimed meil veel lauda jäid, siis tegelikult see draft on ikka jube sügav, et siin on nagu mingi 45-50 väga soliidset mängijat, kes nagu me oleme siin nii palju rääkinud, et mitte ennast liiga palju korrata jälle, aga et siin ei ole selliseid high-end talente, aga nagu sul on üli soliidseid startereid, sest see draft nagu paksult täis.
et ei ole absoluutselt üllatus, et väga paljud tiimid üritavad tagasi liikuda ja sinna second round raid ja third round raid juurde saada. Ja see ongi nagu see, et vahel on nagu mock draftidega see, et see esimese raundi lõpp läheb nagu keeruliseks, et noh, keda sa nagu täidad siin see aasta on pigem see, et iga kord, kui sa selle mock drafti lõpetad, sa vaatad, kurat, see vend jäi lauale ja see vend jäi lauale, et noh, et siin nagu talenti on tegelikult kuhjaga isegi nagu teise raundi keskpaika jääb alles. Ja keegi, kes ei tohiks kindlasti nii kaugele kukkuda, noh nagu meil oli Walter Nolan ja nii, siis nagu paratamatult kukub. Just. Ja Kenneth Grant ei läinud esimeses raundiski. Ja noh, siis ongi nagu see, et sa vaatad seda listi ja mõtled, et nojah, aga noh, kelle asemel või noh, see ongi nagu see, et noh, keegi langeb, keda me ei oota ilmselt. Jah, aga suures pildis saime tehtud. Võibolla esimese piki peaks ikka pihta saama, ülejäänud teised vaatame edasi, sest et kui Hunter ja Carter lähevad vastupidi, et see tuksis juba ja siis see Will Campbell võib peki keerata see 4. peal on ja. Ma just vaatasin seda Will Campbelli piki, mõtlesin, et no selle me paneme ikka täppi, aga no kurat, enam ei tea seda. Membuu võib-olla, jumal teab. Ega põnev draft tuleb selles mõttes, et nüüd ongi selle nädala lõpus on vaja jälgida ja nagu Ülar ütles, siis me teeme järgmise nädala alguses teeme recap osa ja siis vaatame edasi. Kas teil on mingi üks ennustus kummalgi mingi või selline out of the box keegi mängija, kes võib lambist tulla seal mingi esimese raundi lõpupoole? No, minu mõttes Donovan Jackson on natukene juba, kuigi ta on juba ülduses ka liikunud, aga Donovan Jackson võib sealt 20. alguses minna juba ja. Sest et see flexibility, kui hästi ta mängis tackli peal ka ja kuigi ta on plug-in guard. Ja Tyler Booker ei läinud meil ju. Tyler Booker on ka, jah. Aga oota, ma mõtlen, kes meil veel alles jäid sinna. No ma ei tea, kas nagu ma arvan, et Jalen Milrow läheb esimeses raundis. Ma arvan, see on lihtsalt liiga palju jälgi on maas ja ta see jooksmisoskus nagu tõstab ta võib-olla teistes quarterbackidest kõrgemal. Kas te Eman Warist? Eman Wari, no, mina ei ole suurim fänn, nagu see, kui ta see kombaini profiil tuli ja tuli välja, et ta on mingi ajalooline safety füüsiliselt, sest ma nagu, ma ei ole nüüd analüüsinud selgelt, aga ma nagu väljakul ei näe, et ta on vähe sellest, et ta on parem kui Malachi Starks, mul on nagu pigem raske teda kuskil isegi paigutada. Okei, viimane küsimus, mitmes kuupäev on Jalen Milrow? Nagu mitmenda QB-na ta nagu läheb. Jah, mitmenda QB-na ta läheb. Viies on kõige kaugem. Ma arvaks ta läheb varem, ma arvan ta on teine. Sa arvad teine või? Ma ei imestaks. Obse hot take city. Ma päriselt ei imestaks. Sest noh, ma ei tea, Shedur on, vaata, noh, Sheduril on hype-vagun taga. Aga kas me tõesti tahame, et lagi on võib-olla parimal juhul ta on, noh, ma ei tea, Brock Purdy käetugevusega Geno Smith, kes ei viska anticipationi peale või siis me veeretame täringut ja võtame 20-ndates Milrow. Noh, lihtsalt küsimus ongi see, et kas Shedur läheb varem ära, aga ma arvan, et Shedur võib tegelikult päris palju libiseda drafti õhtul. Ja ma seda arvan ka, et ma ei imestaks üldse, kui ta on nagu 20-ndate lõpupoole veel laual, aga ma ei tea, kurat ainuke, keda ma näen Milroad üles tulemas on Giants, pika stable connection'iga. Just. Et see on ainuke, ja kusjuures ma alguses Milroad ei meeldinud üldse, sest et see, mis tal on, aga tal on deep ball olemas. Fucking table'ile meeldib deep ball ja väiksed käed on natuke probleem sellest kliimast too. Et aga noh, eks me näe seda ja noh, väiksed käed on väiksed käed, kui sa oled eluaeg mängid oma väikeste kätega, siis sa oled harjunud. Pane kindlad kätte, pole häda midagi. Jah. Aga Shook tuleb küllatuslikult, tuleb sisse nagu kuskile. Ma ei tea, mulle Tyler Shook ka ei meeldi. Mulle meeldib aga kuradi Brandon Wheelerit minu mõest. Mulle pärast Cam Ward ei meeldi ükski quarterback niimoodi. Aga noh, nad lähevad selles mõttes, see on nagu fakt, et quarterbackid lähevad ilmselt. Siin ongi nagu see, et see aasta on nagu see, et ilmselt varem või ilmselt hiljem, kui me tegelikult arvame, et ei imestaks ka, kui Cam Ward on ainuke QB, kes esimest raundis tegelikult läheb. Jah, avalt. Aga jah, Moki või NFL-i drafti mõtted on nüüd vist kokku võetud viimaste nädalatega. Mock draft läheb välja, andke tagasisidet, kritiseerige või kiitke, eelistame teist. Aga jah, me paneme need üles sinna Ameerika jalgpalli gruppi ka ja siis arutame ja kui draft läbi on, siis kindlasti on take kõvasti veel juures ja siis lähme juba off-seasoni või Ülar läheb seasonisse, aga NFL-i coveris läheb off-seasoni peale. Aga jah, sellega siis selleks nädalaks kõik ja minu poolt tšau. Tšau.